Hei, meie tänane teema on molaarmass ja selle seos massiga. See on sinu jaoks oluline seetõttu, et keemikutena kasutame me küll suurust mool, mis aitab meid väga palju, kuid moolides me aineid kaaluda või nende ruumalasid mõõta ei saa. Ja selle jaoks, et teada, kui palju me näiteks ainet peame kaaluma, saamegi moolide ja molaarmassi järgi leida aine massi ja siis juba tegeleda tema kaalumisega. Molaarmass on 1 mooli ainemass. Tema tähis on suur M ning ühik on grammi mooli kohta. Meil on võimalik leida molaarmassi igale ainele, kui me teame tema valemit ning selleks, et leida aine molaarmassi, peame me liitma aine koostises olevate elementide aatommassid, mille me saame ilusti perioodilisuustabelist kätte. Siinkohal palun jäta meelde, et kloori aatommassi väärtuseks loetakse 35,5 aatommassi ühikut ning vase korral võid kasutada samuti komakohalist väärtust, milleks on 63,5 aatommassi ühikut. Kui me peame näiteks leidma molaarmassi kaaliumile, siis kaalium lihtainena koosneb aatomitest. Järelikult saamegi leida perioodilisusstabelis kaaliumi aatommassi ja ümardame selle täisarvuks, mis on 39 ning seega ka kaaliumi molaarmass on 39 grammi mooli kohta. Kui me võtame aga vääveltrioksiidi, siis selles aines on 1 väävliaatom ja 3 hapnikuaatomit. Väävliaatommass on 32 ning hapnikuaatommass on 16, aga vääveltrioksiidis on 3 hapnikuaatomit. Seega tuleb hapnikuaatommass korrutada 3-ga ja sellest tulenevalt saamegi vääveltrioksiidi molaarmassiks 80 grammi mooli kohta. Proovime nüüd leida mõningate ainete molaarmassid ja alustame lämmastikoksiidiga. Ilus oleks kasutada ka molaarmassi tähist enne ainevalemi väljatoomist, kelle molaarmassi sa hakkad leidma. Lämmastikoksiidi valemit uurides näed sa, et see koosneb 1 lämmastikuaatomist ja 1 hapnikuaatomist. Järelikult lämmastikoksiidi molaarmassi leidmise jaoks tuleb lämmastikuaatommass, mis on 14, korrutada 1-ga ning siia liita hapnikuaatommass, mis on 16 ja seda samuti korrutada 1-ga ning selle tehte tulemusel saadki sa teada, et lämmastikoksiidi molaarmass on 30 grammi mooli kohta, ehk siis siit saad ka sa välja lugeda selle info, et 1 mooli lämmastikoksiidi mass on 30 grammi. Edasi tegeleme me fosforhappe molaarmassi leidmisega. Fosforhappe valemist näed sa, et fosforhape koosneb 3 vesinikuaatomist, 1 fosforiaatomist ja 4 hapnikuaatomist ning seda kõike pead sa arvestama tema molaarmassi leidmise jaoks. Seega kõigepealt tuleb meil 3-ga korrutada vesinikuaatommass, mis on 1. Sinna liita omakorda fosforiaatommass, mis on 31 ja veel liita 4-kordne hapnikuaatommass, mis on 16 ning sa saadki teada, et 1 mooli fosforhappemass on 98 grammi ja ainult 2 aine molaarmassid veel. Kõigepealt tegeleme me kaltsiumkloriidi molaarmassi leidmisega. Selle jaoks tuleb kaltsiumi aatommass, mis on 40, korrutada 1-ga ning siia liita 2-kordne kloori aatommass, mis on 35,5, ehk siis siinkohal palun pane tähele, et kloori aatommass võeti komakohaga ja me saamegi teada, et 1 mooli kaltsiumkloriidi mass on 111 grammi. Ja olemegi jõudnud viimase aine molaarmassi leidmise juurde. Siiski alumiiniumkarbonaadi molaarmassi leidmine on ilmselt kõige keerulisem nendest ainetest, kes sul siia on toodud, aga me saame sellega väga ilusti hakkama. Valemist näed sa seda, et selles aines on 2 alumiiniumi aatomit, järelikult 2-ga tuleb korrutada alumiiniumi aatommassi, mis on 27 ja nüüd pead sa sulgude lugemisega olema väga tähelepanelik. Sul on 3 süsinikuaatomit, seega 3-ga tuleb korrutada süsinikuaatommass, mis on 12 ja nüüd hapnikuaatomite kokku lugemise jaoks tuleb sul 3 korrutada 3-ga, ehk siis sul on 9 hapnikuaatomit. Järelikult pead sa siia veel liitma 9-kordse hapnikuaatommassi, mis on 16 ning sa saadki teada, et alumiiniumkarbonaadi molaarmass on 234 grammi mooli kohta.
Nüüd, kus sa juba tead, kuidas leida aine molaarmassi, vaatame üle ka selle, kuidas moolid on seotud molaarmassiga. See seos on sulle ilusti valemina ära toodud, ehk siis moolide arv, mida tähistatakse väikese n-iga, on leitav, kui me massi, mille tähis on väike m, jagame molaarmassiga, mille tähis on suur M. Jäta veel palun meelde, et moolide ühikuks on mool, aine massi ühikuks on gramm ning molaarmassi ühikuks on grammi mooli kohta. Siinkohal peaksid sa teadma ka massi teisendusi ja põhilised on sulle välja toodud, ehk siis ühes grammis on 1000 milligrammi, ühes kilogrammis on 1000 grammi ja ühes tonnis on 1000 kilogrammi. Aga selle jaoks, et teisendamine oleks natukene lihtsam, siis vaatame üle ka paar näidet. Kui sa kõigepealt pead 31 kilogrammi teisendama grammidesse, siis sina tead seda, et ühes kilogrammis on 1000 grammi ja sinul on vaja 31 kilogrammi teisendada nüüd grammidesse. Ehk siis siit sa näedki seda, et grammide arvutamise jaoks tuleb sul 31 kilogrammi korrutada 1000 grammiga ja jagada veel omakorda 1 kilogrammiga. Sa näed seda, et kilogrammid taanduvad välja ning sa saadki vastuseks 31 000 grammi. Seega 31 kilogrammi on 31 000 grammi. Kui sa pead aga 0,42 grammi teisendama milligrammidesse, siis sina tead, et ühes grammis on 1000 milligrammi ja sinul on vaja nüüd 0,42 grammi teisendada milligrammideks. Ja siit saad sa teada, et milligrammide leidmiseks tuleb sul 0,42 grammi korrutada 1000 milligrammiga ja jagada 1 grammiga, ehk siis selle tehte tulemusel saad sa teada, et 0,42 grammi on 420 milligrammi ning ainult üks teisendus veel. 12,4 milligrammi tuleb teha grammidesse. Sina tead taaskord, et ühes grammis on 1000 milligrammi. Sinul on nüüd vaja teada, mitu grammi on 12,4 milligrammis ja selle jaoks 12,4 milligrammi korrutad 1 grammiga ja jagad 1000 milligrammiga, ehk siis see arv läheb 1000 korda väiksemaks ning sa saadki teada, et 12,4 milligrammi on 0,0124 grammi. Lähme nüüd aga juba tõsisemate arvutusülesannete juurde ning leiame kõigepealt, mitu mooli on 280 grammi vääveltrioksiidi. Kõigepealt paneme paika andmed, ehk siis me teame, et ainemass on 280 grammi ja me teame ka seda, et meie peame leidma moolide arvu. Nüüd lahenduse poole pealt alustame me kõigepealt põhivalemiga ja sa tead seda, et moolide arv on võrdne, kui me massi jagame molaarmassiga. Kuna meil praegu ongi vaja leida moolide arvu, siis see valem sobib meile väga hästi. Mass on meil toodud, see on 280 grammi, kuid molaarmassi meil ei ole. Molaarmassi saame me aga igale ainele leida ja sina tead, et selle aine näol on sul tegemist vääveltrioksiidiga. Ehk siis tegemist on mittemetallioksiidiga ja kuna see eesliide tri on oksiidi osa ees, siis tema koostises on 3 hapnikuaatomit. Järelikult peame me kõigepealt leidma vääveltrioksiidi molaarmassi, selle jaoks võtame appi ka perioodilisuustabeli ning sa näed seda, et sul on selle aine koostises 1 väävliaatom ja 3 hapnikuaatomit. Järelikult väävliaatommass, mis on 32, tuleb korrutada 1-ga ja sinna liita 3-kordne hapnikuaatommass, mis on 16 ja selle tulemusel saadki sa teada, et vääveltrioksiidi molaarmass on 80 grammi mooli kohta. Ja nüüd saame seda ilusti ära kasutada vääveltrioksiidi moolide leidmiseks. Ehk siis
Selle jaoks tuleb 280 grammi jagada 80 grammiga mooli kohta. Sa näed seda, et grammid taanduvad ilusti välja ning selle tehte vastuseks saad sa 3,5 mooli. Vastuse väljatoomise eesmärgil võiksid talle ka näiteks 2 joont alla tõmmata. Järgmiseks leiame me 0,5 mooli liitiumoksiidi massi. Kõigepealt me teame seda, et moole on meil praegu 0,5 ning meil on vaja leida liitiumoksiidi mass. Lahendust alustame taas kord põhivalemist, mis ütleb meile, et moolide arv on võrdne mass jagatud molaarmassiga. Siinkohal ei ole sul vaja aga mitte moolide arvu, vaid massi. Järelikult tuleb meil põhivalemist mass avaldada. Selle jaoks, kui sul on natukene keeruline avaldamisega, soovitan ma sul kasutada seost, mis ütleb meile, et 3 on võrdne 6 jagatud 2. Sa näed seda, et 6 ja mass on samas positsioonis. 6 saad sa 3 ja 2 nii, kui sa korrutad need arvud omavahel. Järelikult ka massi leidmise jaoks tuleb sul moolid korrutada molaarmassiga. Moolid on sulle ilusti teada, aga molaarmassi veel ei ole. Järelikult saamegi me kõigepealt leida molaarmassi. Me teame seda, et see aine, millega me praegu tegeleme, on liitiumoksiid ning tema valemi koostamise jaoks kirjutame kõigepealt kõrvuti liitiumi ja hapniku sümbolid. Me teame seda, et liitium on esimese A-rühma element, järelikult tema oksudatsiooniaste ühendis on 1 ja hapniku oksudatsiooniaste ühendis on -2 ning sellest tulenevalt me näemegi, et liitiumi aatomeid tuleb võtta 2 tükki. Seega, selle liitiumoksiidi molekuli koostises on 2 liitiumi aatomit ja 1 hapniku aatom ning tema molaarmassi leidmisel tuleb liitiumi aatommass, mis on 7, korrutada 2 ja liita siia hapniku aatommass, mis on 16 ning selle tulemusel saad sa teada, et liitiumoksiidi molaarmass on 30 grammi mooli kohta. Ja nüüd on meil olemas nii moolide arv kui ka molaarmass, järelikult saame ilusti leida liitiumoksiidi massi. Selle jaoks 0,5 mooli korrutame 30 grammiga mooli kohta. Sa näed seda, et moolid taanduvad välja ja vastuseks saame 15 grammi, ehk siis sa saadki öelda, et 0,5 mooli liitiumoksiidi mass on 15 grammi. Järgnevas harjutusülesandes tuleb meil leida 16 millimooli nikkel 2 oksiidi mass grammides. Me teame seda, et ainet on meil 16 millimooli, ehk siis moolide hulk on meil teada ning meie käest küsitakse selle aine massi. Lahendamist alustame taas kord põhivalemiga, ehk siis moolide arv on võrdne mass jagatud molaarmassiga. Sinul on aga vaja leida selle aine massi. Järelikult avaldame siit massi ja me teame juba, et mass on moolide arv korrutatud molaarmassiga. Selle aine moolide arv on meil teada, kuid molaarmassi me veel ei tea. Järelikult tuleb see kõigepealt leida. Me teame aga, et see aine on nikkel 2 oksiid, seega koostame tema valemi ning sa näed seda, et oksudatsiooniastmed tasakaalustavad juba 11 ära, seega olemegi nikkel 2 oksiidi valemiga ilusti hakkama saanud. Ja nüüd võtame appi perioodilisuustabeli, et leida aatommasse. Nikli aatommass on 59 ja liidame siia hapniku aatommassi, mis on 16 ja me saamegi teada, et nikkel 2 oksiidi molaarmass on 75 grammi mooli kohta. Kui sa vaatad aga andmeid, siis hetkel on molaarmass ühikus grammi mooli kohta, kuid moolid on millimoolides. Seega kõigepealt tuleb meil millimoolid teisendada moolideks. Kuna ühes moolis on 1000 millimooli, siis vastupidi teisendades pead sa seda arvu jagama 1000-ga ja seega 16 millimooli on võrdne 0,06
16 mooliga. Ja nüüd saame ilusti leida nikkel 2 oksiidi massi. Selle jaoks tuleb meil 0,016 mooli korrutada molaarmassiga, mis on 75 grammi mooli kohta. Sa näed seda, et moolid taanduvad ilusti välja ning me saame vastuseks 1,2 grammi. 5. harjutusülesandes tuleb meil leida, mitu molekuli on 2 grammis vesinikus. Seega sa tead seda, et ainemass on 2 grammi ja sa tead ka seda, et meil on vaja leida molekulide ehk siis aineosakeste arvu. Kõigepealt paneme paika põhivalemi, mis seoks meil moole ja molekule ja see ütles meile, et moolide arv on võrdne aineosakeste arv jagatud Avogadro arvuga. Siit on sul vaja aga avaldada aineosakeste arv, ehk siis aineosakeste arv on võrdne moolide arv korrutatud Avogadro arvuga. Avogadro arvu teame me alati, kuid meil ei ole hetkel moolide arvu. Samas on meil teada mass ja tema kaudu me saamegi leida moolide arvu, kuna me teame, et moolide arv on võrdne mass jagatud molaarmassiga. Siin ei ole sul aga molaarmassi veel olemas. Samas tead sa, et see aine, millega me tegeleme, on vesinik ning vesinik on lihtainena 2-aatomiline molekul. Järelikult kõigepealt leiamegi vesiniku molaarmassi. Selle jaoks tuleb meil 2 korrutada vesiniku aatommassiga, mis on 1, seega me saamegi teada, et vesiniku molaarmass on 2 grammi mooli kohta ja seda saame nüüd ilusti ära kasutada vesiniku moolide arvu leidmisel. Seega 2 grammi tuleb jagada 2 grammiga mooli kohta. Me näeme seda, et grammid taanduvad välja ning meil on 1 mool vesinikku. Seda moolide hulka kasutame me nüüd ära molekulide leidmise jaoks. Järelikult me peame tegema tehte, kus me 1 mooli korrutame Avogadro arvuga, mis oli 6,02 korda 10 astmes 23 ning seekord tuleb Avogadro arvu ühikuks molekuli mooli kohta, kuna meie käest küsiti molekule. Sa näed seda, et moolid taanduvad välja ning sa saadki vastuseks 6,02 korda 10 astmes 23 molekuli ehk siis 2 grammis vesinikus on 6,02 korda 10 astmes 23 molekuli. Viimases harjutusülesandes tuleb meil leida, mitu aatomit on 2,8 grammis rauas ehk siis me teame seda, et ainemass on meil 2,8 grammi ja meie käest tahetakse aatomite hulka ehk siis aineosakeste arvu. Alustame lahendust taas kord põhivalemiga, mis seoks meil moolid ja aineosakesed ehk siis moolide arv on võrdne aineosakeste arv jagatud Avogadro arvuga. Meil on taas kord vaja leida aineosakesi, mis on leitavad, kui me moolide arvu korrutame Avogadro arvuga. Moolide hulka ei ole meil aga teada, meil on olemas mass ja me teame seda, et moolid on võimalik leida, kui me massi jagame molaarmassiga. Mass on meil ilusti olemas, seega kõigepealt leiame raua molaarmassi. Kuna raud koosneb aatomitest, siis tema molaarmassi leidmise jaoks ongi meil vaja põhimõtteliselt 1 aatomi aatommassi ehk siis raua molaarmass on 56 grammi mooli kohta. Seega nüüd moolide hulga leidmise jaoks tuleb 2,8 grammi jagada 56 grammiga mooli kohta. Sa näed seda, et grammid taanduvad mõnusalt välja ning sa saad vastuseks 0,05 mooli. Ja selle kasutame nüüd ära selle jaoks, et leida aatomite arvu. Ehk siis me teeme tehte, kus 0,05 mooli korrutame me Avogadro arvuga, mis on 6,02 korda 10 astmes 23 ja seekord Avogadro arvu ühikuks on aatomit mooli kohta. Kuna meie käest soovitakse teada aatomite arvu, sa näed seda, et moolid taanduvad välja
ning sa saad vastuseks 3,01 korda 10 astmes 22 aatomit, seega saadki sa öelda, et 2,8 grammis rauas on 3,01 korda 10 astmes 22 aatomit. Ma loodan, et sul oli kasu nendest arvutusülesannetest ning massi ja molaarmassi seos sai natukene selgemaks.